Me seisame siin väga ajaloolises kohas, kus on palju piike murtud ja sõditud ja Eesti rahva vabadus on ka selle koha peale ära võetud, et tegelikult kõik need ajaloolised sündmused ja mis siin toimunud on, küsimus olnud maast. Ja ega ka vabadussõjas oli ju põhiküsimus sellest, et kellele kuulub maa või kes saab maa, ega siis enne kui ajutine valitsus ei kuulutanud välja, et talupojad saavad maad, ega siis seda sõdureid seal rindel eriti palju ei olnudki. Ega praegu ka, kui me oleme selle suure ühiskodu liige, et kas me oleme vabad, kas see maa on meie, kas me suudame otsustada ise, mida me tahame. Ega siis põhiküsimus on, kas vaba mees omal maal seistes teeb otsuseid ja saab neid teha vabalt. Kas tal on vaba relva kandmise õigus, kas tal on otsustusõigus, ega sellega tulebki meil Brüsselis ju tegeleda, sellepärast et kui me võtame minu isikliku kitsa eriala, siis jahinduse või jahipidamise, siis ega praegu Brüsselis päris tõsiselt arutatakse selle üle, et kas peab tsiviilisikutel neid relvi nii palju käes olema, neid võiks palju vähem olla ja nende hoiutingimused äärmiselt ja hankimistingimused karmistada. Et see on selline asi, millega peab ikka iga mees tõsiselt silma tõtt vaatama, et kas see on nii, kas mul on vaba õigus relva kanda. Ja kui me võtame meie põllupidamise või küla, siis Eesti kultuur ja eesti keel on alati saanud toidet külalt ja Eesti maa on alati olnud see maa, kus meie rahvas on saanud elada ja kui nüüd müüakse seda välismaalastele silmitult, siis me võime ka küsida, et kas meie keel ja kultuur säilib, nagu on öeldud põhiseaduses, kas meie riik on ise võimeline otsustama oma asju ja kas on õige see, et kurk peab olema just selline, tolmuimeja peab olema selline, hõõglamp peab olema selline, meile näidatakse ette nagu lastele, mismoodi peavad asjad käima, aga meie ise otsustamine. Räägitakse küll, et Euroopa Liit on meie ühiskodu, aga kas see kodu on kõigile võrdne? Põllumajandustoetusi näiteks ju jagatakse ebavõrdselt. Meie saame vähem, teised saavad rohkem. Muidugi see oli läbirääkimiste küsimus ja peale kaklust rusikatega ei vehita, kuid siiski minu arust üks oluline viga, mida on teinud Euroopa Liit kogu oma ülesehituses, on see, et seda küll teavad need inimesed, kes on elanud meie eelnevatel aegadel, et ei ole võimalik külvata maisi Tallinnast Vladivostokini, nagu omal ajal tehti, et see looduslike tingimuste, kultuuriliste tingimuste arvestamine on olnud küllaltki tagasihoidlik ja ei saa ka praegu Euroopa Liidus suhtuda nendes asjadesse selliselt, et kõigile võrdselt või kõigile ühtemoodi, et kui me võtame siin Lõuna-Euroopa, kuhu me praegu peame meeletult maksma võlgasid kinni, et nende kultuur on tegelikult suhtumine hoopis teine kui meil Põhjamaades, et regionaalset suhtumist oleks vaja kindlasti ka Euroopa Liidus sisse viia ja seda taodelda ja ei ole see sugugi kerge, aga me peame otsima endale liitlasi, peame otsima endale sõpru, töötama väga hoolega kõikides nendes komisjonides ja intergruppides, mis Euroopa Liidus on. Ja ega siis see 6 saadikut ei ole mingi suur marginaalne suurus, aga kui me võtame, et näiteks jahinduse intergrupis on 150 Europarlamendi saadikut, siis 150 võrreldes 700-ga on ikka tükimaad suurem suurus, et kunagi öeldi seda, et Vilmis Viineri liike on väga palju häid ütlusi, et seal on ka üks hea ütlus, et otsi ikka endale sõpru oma vaenlaste seas, mitte selle otses mõttes, aga oponentide seas oleks kindlasti parem öelda, et leida see ühisosa teiste saadikutega, teiste riikidega, kes on olnud meiega ühisel ajaloolisel taustal, et see võib-olla on selline asi, mida tuleks teha. Ja kindlasti kommunikatsioon, keeleoskus ja läbirääkimiste oskus, et ega siis magajale kassile hiir suhu ei tule, kui me ise enda eest ei seisa seda mitte keegi. Aitäh!